Ei lõhu. Noh, mis asi see on? Mis asi see on? Nii. Sa oled jube egavad. Nende arvudega ja asjadega ja nässe. Väga harmas. Nii tuleme. August, paned vett ka peale? Jaa, käed ja ma ei tohi nüüd. Nii. Ja vot siuksed mehed te olete. Eila seal väike võistlus oli ja siis olid jälle vanad mehed, aga nad kogunevad kokku ikka tead. Nagu tahavad nagu kas üksteist näha või kui muud ei saa, siis tead, kas kõrki hinnad on küll. Ja tead, sellest on ka väga palju tead, nagu hea tunne vähemalt tuleb tead, nagu selle sisse. See kõige magusam elu ja kuidas ta on olnud, ta on ju tead, selle nõukogude aja sisse läheb. Ja mina olen selle aja inimene. Rongilt saabus Tallinna maailmameister August Englas, üks meie sportlastest, kes võitis maadlusvõistlustel Tokyos kuldmedali ja esikoha. Spordisõbrad toovad oma lemmiku õlgadel jaamast välja. Kallid seltsimehed ja spordisõbrad, lubage mul südamest tänada teid kõiki selle sooja ja lahke vastuvõtu eest. Tule, tead, sa oled nii kena ja tule, mulle põlve peale. Sina ja näe. Istun teise põlve. Istu kumma põlve peale sina. Mis sa nüüd tahad? Ei, ega mina ei taha midagi. Mis mina taha? Ma enam ei taha. Kui mäletad, missuke oli Tallinnas Viru väljak. Vene maadlejad, vanad maadlejad panid Viru väljakul üles väga suure tsirkuse telgi. Aga sind ei kutsutud sinna tsirkusesse? Kutsuti. Tsirkus oli rahvas täis. Aga mina oma silma järgi, kui ma vaatasin seda meeste rivi, et kuule, et misuke mees ka siin kõva oleks, siis võib-olla ühe ma leidsin saad, et see ehk oleks ka nagu teab. Saad. Ühel mehel kuuleti veri tuli kui maadles, kuulet veri tead kõrvust rahvas karjub. Jätta järgi juba veri tuleb. Aga nad olid kuremari kõrva toppinud, kõrvast piks kuremari katki ja siis tuleb veri. Ja ma läksin ka alla ikka nagu maadle, siis mulle meeldib pärast maadletega juttu. Ja siis, kui see arbiiter kargas minu kallale, sina kuradi poisik, see nolk, sa ei oska kummardustki teha, tead. Muidugi, kui ta kuulutas välja, et meid vaatab pealt Nõukogude Liidu tšempion August Englas. Englas tõuseb püsti ja teeb siis kummardus. Ja istus tagasi. Aga selle, et ma oleks pidanud kummardama küll sinna poole ja siia poole ja veel üks poole. Ja et sellest sain mina niukse nahatäie. Mees pidi minema pukka, Arulast pukka vastu Jaan Jaagule. Aga naabrimees ka seal see ütleb, et kas me selle jõuame tuua ära ühe hobusega. Kui suur või kui raske see Jaan Jaagu on. Ja see tegi maameestele ka muret. Aga see teinud, aga me võime ju 2 tükki ette panna.
ja pandi 2 hobust ette ja sõideti mukka Jaan Jaagule järgi. Aga naised ju valmistasid seda toitu. Väljas klopiti ja pandi valged põlled ette ja tead, siuke väga huvitav tegevus oli. Ja minu ema tuleb siis ja pühib põllega silmi. Et ema, et mis juhtus või mis viga, miks sa peaks nutma? Ega ma ei nutta. Ja, aga Jaan Jaagu ei olnud mitte midagi söönud. Nüüd praegusel ajal mina oskan küll, sest Jaan Jaagust aru saada. Ta lihtsalt ei söönud enne võistlust oma kõhtu täis. Olles kõhu väga täis söönud, sest see ei ole spordimeelik. Nii, olge lahked. Need on August Englase tammed. Tartust toodud, istutatud ja see on päris tõsine poiss. Sa sõbrakene küll. Et minu ema pidi andma siin otsad, et poiss oli ära sündinud ja siis on suur verejooks tulnud, aga kuskilt abisid saada ei olnud. Kuidas ema ütleb, et kas vasaku käe ja parem jalg või oli vastupidi. Villase lõngaga oli sidun siis kinni. Ja siis oli jäänud verejooks katki. Nii et minu papa ja mamma rentisid ja olid pooleteramehed ja igat sorti oli vist neid seis. Ma ükskord lugesin läbi, kas see 7 või 8 tead. Ja võib-olla kõige hullem võis olla ka see, et ei jätkunud seda lihtsat mõistust. Ja tead, ei osanud, aga tööda tegid kõvasti. Nii et nad müüsid kõik oma liikuva varanduse ära. Üks väike 2-aastane vars jäi ja siis see eesõigust oli vaja ära maksta. Ja see summa korjati kokku, aga ei olnud nii tarka inimest, kes oleks siis käinud Tallinnas ise ära maksma. Leiti üks mees, kes võttis selle raha ja läks maksma ja sinna tema jäi. Ja siis tõsteti meid siit välja. Raha maksta ei ole, riikist taas jäi pikendana. Ja uks pitseeriti kinni, mine kuhu tahad. Teati siin tollal niiviisi, et on Otepää, on Tartu ja siis Tallinn on väga kaugel ja Tallinna taga on meri ja siis on maailma ots. Siis mina olin 5 aastat vana. See on Ocarina orkester käest. Tead, kui savipill. Vaata niuke linnukene. No. Ja teil oli Ocarina orkester siin? No. Siin olid kõik asjad, sest see oli Linnamägi, kes see kõik õpetas. See oli siis kõik õpetas, jah. Ocarina. 36, 37. Miinepuu lõpetate seal siin Eesti kohta? Ei ole lõpetanud. Linda Värnik on tema naine. Minu armas abikaasa. Armas abikaasa, jah. Kui meil oli kodus sükest jutamist ja kuidas oli, siis mina ütlesin nii, et aga tead, mina valisin sinu juba välja, kui sa olid 2. klass. Nii et ja siis, kuidas siis nii, mis sa nüüd lorised? Aga kui ma siis rääkisin ära, et kuule, et missugune seelik sul seljas oli ja kuidas sa välja nägid. Ja siis ütleb, vot nii.
siin noh, väike midagi ikka on, aga 47. Ei ole vanem, aga keegi on 47 siin oma kunstiteosed jätnud, jah? Joo. Siin oli veel need aastad 11.04.47, jah. Liiga. Anamann, jah? Nojah, see oli direktor. Või Kutsal, jah? Siin mina oma noores või õiges poissmehe eas oma pruudiga ekstra sõitsin sealt Pühajärvelt siia jalgrattaga tantsida. A pruut jalgrattapulga peal? Jah, õige. Ära teadsid. Noored oleme, ikka lähme. Kandel kaasa, seal leiti koht, kus tantsida, olgu ta mõnikardi laka peale või mõni suurem tuba või seal samas selle, lossi ülemine korrus oli ka väga hea, tead, seal ka saime veel tantsida ja tead, nii elu käis. Väsid väga ära. Tead, annad omale hommikul ausõnad, täna õhtu me ei lähe mitte kuskile. Ausõna ei lähe, tead, nii otsast. Käid õhtul ja ära õiendad, ära tuleb sõõril. Kuule, tead, seal on, lähme käime korraks. Ja nii juhtus, et ma üks nädal üldse ei maganud. Aga kas vanameestel oli pudel ka ju ligi, siis jooma nad ei õpetanud? Ma võin ausalt tunnistada teile, et ma ei ole kunagi ühtegi pitsi tagasi lükanud, aga ma ei ole ka ükski kord purjus olnud. Ja siis nii, et ma olin 1 aasta rehepeksumassina peal olnud. Minust pidi saama külasepp. Ja nüüd tuleb mulle Paveska 3. Vallast toetud, sa oled ju nii tubli, sind on nii vaja, me teeme kohe niisuguse kirja kaasa ja sina võid julgelt minna sinna valikomaadi või värvamise punkti. Ja siukse tundega, mis siis on, ma ju kohe tulen tagasi. Ja ma nii kindla sammuga uksest sisse, et tead, mul on paber. Ja lähen sisse ja tead, oligi eesti keelega mees, tere. Panen oma kutse ja selle paberi talle sinna laua peale. Ja ta loeb seda ja ütleb, niisuksi meil just vaja on. Ja palun võta oma asjad ja mine taha tuua. Ja siis jäid oma riietega ja oma toidukotiga ja sealt viidi meid siis Petserisse ja Petserist Narva ja õige oleks sealt jooksuult pannud. Ma ei olnud oma elus ühtegi püssipauku teinud. Ja need mehed, kes tulid Venemaalt tagasi, Eesti mehed, kõigil olid ikka kellel oma vanemad või pruudid või midagi suurest ikka siin Eestis. Ja taheti ju käia neid vaatamas või külas või tead, see on siuke instinkt. Kui olid 24 tundi ära või traavipataljon. Oota, aga August, aga te ei olnud ju trahviroodus. Ma ei olnud trahviroodus, aga ma olin ründaja poiss. Aga mida need trahvirood siia puutus? Ma räägin. Gefecht zwischen Sturmgeschützen und anrollenden Sowjetpanzern. Nüüd on see transsee seal ees, kus on sakslased on seal sees. Nii. Ja olid traate ka vahele vedanud või? Ei olnud.
seal kohal, kus mina läksin, ei olnud. Neil ei olnud enam traati selle ajal? Kurat, ei midagi ei olnud. Ta oli vaba seal. Ta oli nagu kõrgem koht ja asi nii. Et ma võib-olla olen natukene tugevam, võtad sellega, et ei... Oota, üksi bänni Maksim? Üksi bännis 36 kilo turjaga. On Maksim koos lafeti vett täis? Ja lähed. No ja saingi üle. Aga traaviroodu mehed, neid aeti alati kõige siuke raskemasse kohta. Ja võt siis mina siit ülevalt oma ihu silmaga näen seda puhast täägivõitlust. Tead, kus antakse vaikselt. Et padrunid oli vähe, et valangutega ei saanud panna? Ei, no ei ole. Seal ühes lindis on see 280 padrunit ja seda on ju nii vähe. Ja läksin sinna nii, et ma pidasin need sakslased siit kinni, et nad ei saanud enam meie nende trahviroodu meeste kallale tulla. Ja seda arutati läbi ja August Petrovitšile peab panna juhust. August Petrovitšile Punatähe orden? Punatähe orden. Täitsa seisab praegu. Aga kuule, Punatähe ordenist järgmine on juba kangelane või? Ei olnud. Kurat, seal oli ikka midagi vahel ka. Papa, No, kui sa räägid, siis iga teine sõna on kurat. no, Ära räägi. tead, ma tänan sind tead nõuande eest, aga kui hingest räägid, Räägi hingest, aga ilma selleta. ilma selleta. Jah. Aga Punatähe orden oli niiviisi, et ma panin sinu palgale 5 rubla juurde. Vähe. Vähe, kurat, aga 3 rubla on ka suur raha. Vähe küll. Kui Schwarz võttis meid vastu meid sõrve, siis tema andis vana ära roostetanud Vene vinti. See on sinu relv, palun tee puhtaks. Aga ma olen natuke metsik. Mina muidugi tead, ei hakka seda puhtast tegema. Ma läksin vähe siia kuradi nurga taeva. Pani kurat vastu puu, nii et jupid lendasid. Aga ma hingelt muidugi tahtsin saada seda Pepes saada. Siin sõrves ääres öeldakse, et me peame kaitsma sealt paremat nurka. Aga minule jäi see kilp selle varrega siia selga. Talvemüts peas, seljas ja astun teiste järgi. Ja nii ta oli sul siin labida varre otsas. See on see väike sapöörilabidas või korralik? Ei, keegi korralik labidas. Ja üks jumala juhuslik miin. Ja võt see miin lõhkeb siin kuradi puu otsas. Ja kõik mehed said. Siin on, kui sul peast tuleb siuke kuu, see miinipildu ja kilp pääs, mis lõikab läbi labede varre, tuleb August, leiab kätte, lõikab läbi mütsi, lõikab pealuu sisse. Ja siis jääb seisma. Ja siis, kui siit kordi Tallinnas välja opereerisid, eesti keelega poisid olid need, kes opereerisid, nad ütlevad, sel poisil on ka millimeetri pealt elu olnud. Vabariigi tšempionid on tulnud külla maasportlastele kolhuusiteole Kasaritsas. Maadluspati kuulsus Euroopa meister Johannes Kotkas on samanimelises kolhuusis ka vikatit vihistades eesrindlaseks. Juhaniga saime väga hästi läbi, tema võttis mind nagu oma poega. Tema oli see, kes mind viis üleliiduse võistlustele, andis oma pintsaku selga. Muidugi suur oli küll, tead. Liidu esivõistlus oleme ja maadlen päris hästi.
nii et oli meid jäänud järgi 4. Aga mina rekendan, et aga kui ma nüüd Matskaljani ära kaotan, pärast läheb Markuga kokku, selle ma võidan ära niikuinii ja siis me olime esimesse 3 sees ja siis saab raha. Vaata, kus raha taga. Juhan kuulas mu juttu ära ja siis kui äkki kurvad kaasas. Kurrad! Poisike, me toome su siia ja kohe hakkab siin. Oot, kuidas tal tuu sõna veel oli? Altuuritama või midagi, kuule. Siuke kurat. Aga tead, kui sa kord Juhani kätte vaid läbi käid, nagu lambatall oled. Stalin oli kombeks vastu võtta neid delegatsioone, kes käisid väljas ja tema siis punase laua juures ja seisis seal, kui poisid tulid sisse, temast läks läbi ja sai talle kätta. Ja nii, no ja Juhan läheb ka sealt mööda ja kus siis need läksid nüüd ka seal on kõrval just uksest. Valvemehed. No, kuule ära nii kõrgele seda korradi joossime päe ajad. Ma just mõtlesin, et ega päris nagu poisikest vist ei tõstnud või? No ei, ta ikka jäi, tead. Oot, nüüd on okei. Aga Juhane ilusa noore näoga sul välja tuli. Jah. Aitäh, kui Juhani pruut seda nägu veel näib. Nõukogude Liidu koondus tegi Ungariga maavõistlust aasta lõpus ja mina pidin paluma selle oma ülemuste käest, et tead, mina ei saa maavõistlustele minna, sest ma pean naist võtma. No, kõik naersid, et küll võib loll on. Tookord oli väga huvitav see, et väike väljasõit oli, siis oligi seda valuutat vahetati natuke, ma ei tea, kas 2.60 või kui palju seda korrati oli, natuke oli, vaesel poisil oli see raha väga huvitav olnud. Meie, saime ka ennast väheke, tead ilusti ja läheme siis sinna registreerima. Sõrmused kaasas, aga ega me ei olnud ju kunagi käinud, ega me teadnud, kuidas sa käid. Kui täbelikult lähed sinna sisse, et ametnikke seal laua taga, vaid et meil oli siuke soov või palve, et kuidas. Olge head. Anti üks leht sealt tead, et olge head, kirjutage siia alla ja siis anti meile see tõend, et te olete abielupaar registreeritud. Kõike head teile. Ja veerand tunni pärast olime sealt ülevalt alla tagasi. Istusime seal ukse taga, seal kastid olid. Istusime kasti peale ja vahetasime oma sõrmused ära postkontoris. Seal Perperoos ei tehtud midagi? Ei midagi. Õnne ka ei soovinud või? Ei, ma ei tea, kas ta ütles midagi, tead. Kui ütles midagi moka otsast. Ma ei julge valetada, aga midagi seda ei ole. Ja nii on. Ja nii minust saigi naisimees.
noor ja alles abiellunud ja kui ta oli liiga palju kodunt ära, siis ma tundsin ikka tõesti puudust tema järele. Aga nüüd vanas põlves, nüüd me oleme kahekesi, nüüd ei ole viga, see kompenseerib ära selle. No eile mul oli väga tähtis päev. Mul sai eile 60 aastat kantud seda sõrmust. Ja kui sa nüüd lähed trenni, aga trenni sa ei saa minna, sest sul ei ole linnaluba. Aga linnaluba sa ei saa, sest Tarsina ütleb, et mingisugust käimist ei ole. Aga et me olime sapöörid, kapööst me välja ei saa, siis, aga et meil olid käärid, kääriga aiale need traadid katki aiaaugust välja ja läbi surnuaia läksime nagu krabinal Kalevisse. Muidugi, kui hommiku juba käid sa riigikanti ette, et keegi on lõhkunud aia ära ja tead, kui sõda oli. Aga sa pöörid, kuule, paranda kaed ära. Ja meelega läksid parandasid aia ära, õhtul läksid lõikasid jälle katki. Nii et vaat jõuke seis. Aga toidu suhtes, et kui sa lähed sinna trenni, sul jääb see õhtune söök ja söömata. Aga putru poisid, keegi ei taha sulle hakata tassima. Kilekoti polnud olemas ju. Sa võid ju sellise lolle küsimust esitada küll, aga ega see ei päästa elu seisu. Ja siis see, sulle jääb ainult see tükk leiba, 200 grammi ja paberi peal see lusikaga suhkur. Nii, ja tuled, kui väsinud sa ka ei ole või higistad, sööd selle ära ja see on sulle küll hea. Aga sõduri palka polnud? Oli küll, 3 rubla kuu. Mis sa tegid selle palgaga, panid kõrvale või? No kurat ei teada, nii suur raha. Pakuus võistlus, väga suur võistlus, mitusada võistlejad. Otar, Kandelaki ja August Englas. Aga Englas, see on üks kuradi põhja poolt sealt kuskilt ja et üks valge on. Ja peatreener kõnnib enne nii mööda minust ja ütleb, et nüüd saab ka Otar tõmmata lindikse lahti, et saab ka Nõukogude Liidu meistriks. No võt, ja nüüd mina teen ja mõtlen ja murran pead ja ma olen nii hädas. Et sa, võt see sinu eripära, et see ongi, eeltöö on ära tehtud. Ära tehtud. Täpselt tehtud. Ja siis, kui see suur kuradi tsirkus, kus see oli, väga palju neid lõunamaa rahvaid, kõik karjusid, Otar, Kandelaki, tead, seisab seal ja siin seisab August Englas. Ja lähemegi, annan ära. Tegime ära. Käe ära. Ja nii kui siis tead, tuli, oli siin kinni ja kohe oli Eidega. Aga Eide tuli nii ootamatult, tema lootanud, minu lasti välja, suur pikk meest ja puhas. Kõik terve see rahvas oli vaik, et nõel oleks ka vaid maha kukkuda. Valmis, aina vile ja siis ma ükskord olen ka häbematu olnud, et mina võtsin siis Otarile andsin käe. Otar, извини меня, пожалуйста. Siit uksest astusin sisse ja jäin 60 aastaks spordi juurde.
Siin oli tõsine hulk poisse, kes tegid vihast tööd. No. Hüppenöörid käisid viu, siin nurgas oli see poksikott, pam, käis kotte taoti. Spordiühing Spartaki äsja avatud raskejõustikumaja on varustatud kõigi moodsate treeninguvahenditega. Muidugi need hügieenitingimused võrreldes praegustega, kus on matt sünteetika kaetud, seda on võimalik märjalt puhastada, võib-olla desinfitseerida. Tollal oli niiviisi, et see riie oli seal peal, ta oli ikka peaaegu aasta otsa peal. Seal 100 mehed higistasid. Tavaline paikariie. Tavaline paikariie, jah. Ja seal oli minu meelest, nagu ma olen kuulnud, naiste riietusruum. Ja siis see praegune köök oli duširuum ja siis otse oli nagu meeste riietusruum. Ja see ruum, see tagaruum oli tunduvalt väiksem, sest oli pandud nii seintele, lakke kui varandale paksult betooni. Mida me nüüd võtsime maha. Aga kui kogudusse ei saanud jätkata, siis oli muidugi hea, et siin oli tegevus ja selle tegevusega oli 2 suured plussid, et sportklubidel ei olnud ka nõukogude ajal väga palju raha ja sellepärast nad ei saanud väga palju ümber ehitada, et hoone säilis tänu sellele ja samuti saame ju alati öelda, et parem, et nad tegid midagi head, et liiga palju ja liiga vähe on alati kõige halvemad variandid. Kuule, Tiiper ta pikemaks kas? Pikemaks, jah. Ma kardan, et meie läheme tagasi võib-olla natukene ja võib-olla nii üht kui teist. Mina mäletan igatahes seda, et August oli mulle jumal, ma rääkisin temaga teie veel, kui ma sõjaväest tulin. Aga nii või teisiti kuidagi sattus nii, et August oli all partelis ja mina olin peal. Ja ma tõstsin teda tagant. Poisike tõstis maailma meesti üles, mis üldse on. Ja see oli olnud niiviisi, et August oli pannud käed nii laiali ja vaadab niisuguse kelmika pilgu külla õla, et mis sa poisike teed. Ja see minu heide oli niisugune mannetu, niisugune madal ja me kukkusime tema õla peale. Ja oleks heide olnud kõrge, kõik oleks korras olnud, aga ta ei olnud õige mehe heide ja käsi oli all. Mina kukkusin peale, August sinna peale. See niestus lõppes sellega, et närv pitsus, õlalihas atrofeerus, paar aastat läks spordis kaduma. Süü on jäänud koguks ajaks ja nüüd ma olen vahest mõelnud, et tänu sellele, et Heiki ka meie teed ristusid, ma olen suutnud selle süü nagu natuke lunastada, sest maailmameistri asemele tuli järgmine maailmameister. Aga praegu on see käsi ja kalla välja. 21-aastase Suuremõisast pärit superüllataja haarsid kohe sülle kodused maadluskoondise liikmed, et Eesti matimeeste audaastanud sangar vägeva aplausisaatel õhku visata. Seejärel astus Hiinast kuldse medali maailmameistrivöö ja karika koju toonud poolraskekaalase ette August Englas. Üle poole sajandi pidi ta ootama päeva, mil saaks oma kätega tehtud tammepärja panna mantlipärja kaela. Täna see unistus täitus. Palju aega läks, kui sina maadlesid? Palju seal oli? Kas oli 15 minutit või rohkem? Mina olen maadlenud 20 minutit. 20 minutit. Siis ma olen maadlenud 15 minutit ja siis ma olen maadlenud 12 minutit. Ja siis olen... Ja siis tuli järgmine põlvkond ja see maadles alguses 12 minutit, aga lõpuks 9 minutit. Ja nüüd on uus põlvkond, maadleb... Ja kui mina alustasin, siis ma alustasin 9 minutiga ja nüüd on 6 minutit. Et aeg on läinud lühemaks. Aga kui tagasi veel vaadata, siis Martin Klein maadles 11 tundi. Eräs kilpailujen jännitysotteluja suoritettiin meidän kultapoikamme Kelpo Gröndalin ja väkivahvan eestiläisen Neuvostoliitto edustavan Englasin kesken. Tasaisina oteltiin kaikki jaksot ja saa Englas olla tyytyväinen saamaansa niukkaan 2-1 voittoon. Joten hänestä tuli maailmanmestari ja Kelpo poikamme sai tyytyä vaihteeksi hopeaan. Aga õhtupoolikul olid veel kohtumised ja Johanil oli üks matš selle rootslasega Andersoniga. Ja Johan ütleb, et oi kurat, nüüd on vahvad, me viime 2
kuldmedalit ja Eestisse ja raskemas otsas maadluses veel. Ja temal nagu ei olnud küsimus, et ta ei tule võitjaks. Aga kummalgi meil ei olnud lihtsat mõistust, et kuule, et mõtleme matši läbi. Et kuidas teha? Et kuidas teha. See oli umbes see, et asju sirge ja see ei ole midagi. Ja selle peale me üldse ei raiskanud oma aju ega mõtet. Anderson mõtles ja tema mõtles väga täpselt läbi. Vaata küsisid enne, et kuidas maadluses on, et kas sa mõtled läbi, tead ja selle iga sekundi ja iga liigutusse. Ja läkski esimene 6 minutit mööda, et Juhan ei saanud ta harts. Ta oli pikk poiss, sihvas ära, kõrvale veidike tead ja eriti ei rabelend ja hoidis ja aeg läks ja 6 minutit Juhani Ligi tuleb. Mina olen seal Mati serva peal istu ja vaatan nüüd, kuidas sõber kurat rabeleb jäädas. Ja ka Juhanil ju peas see särises kõik aeg see kuldmedal ju. Ta juba kujutas ette, kuidas te kahekesi tulete, orkester mängib. Kõik. Ja kõik oli okei. Nüüd oli Anderson peal. Anderson pani nüüd oma korradi käekesid siia peale. Ta oli sundparter. Juhan pidi all olema. Ja hoidis lihtsalt seda pead niiviisi siin. Eks seal oli kogu keha raskus peal. Poolnäiseliga kõik oli seal pea peal. Kõik oli seal peal. Ta tahtis hapniku hingata, lõgestada, ta suruti kokku. 2-1 võit Andersonile. Lõpuaktiivsus, jah. Mul endal on meeles hästi jäänud see olümpial see poolfinaal, viimane 30 sekundit paatris, kui all pidin ära kaitsma. Siis enne seda ma tundsin, kus nagu kõik emotsioonid lõid nagu kokku, et juba nagu oleks medali võitnud. Ja siis kuidagi suutsid mõelda, et ei, et veel ei ole, et veel tuleb 30 sekundit, tuleb ennast kokku võtta, pead mõtlema ainult kaitse peale. Ja siis ainult selle peale, et unus kõik muu ära, ainult kaitsele mõtled. Et siis nagu see on hästi raske moment, sest sa nagu juba tunned, et ma juba ei ole tegelikult nagu saanud, et siis nagu kuidagi see ja siis on nii, et see väikse ajaga ja see on sul nagu läinud, et see on nii kergelt kaotada, et tegelikult nagu see need ei olegi enam nagu selle vana aja maadlejad, et kus nii-öelda oli nagu hästi palju heiteid, mida praegu kõik taga igatsevad. Abi on siuke heitemees, et vähe ei ole, oleneb, kes vastas on. Kui sul on olümpial 20 maailma tippu, kes on sinna 15 aastat treeninud, no ei hakata riskima, ei proovita, kõik hoiavad tagasi. Ja olümpiamaadlus selles mõttes on mõnes mõttes kõige igavam maadlus üldse. Korduvaid maailma meistreid, Euroopa meistreid on väga vähe. Põhjuseks võiks olla minu arvates, et info liigub tohutult kiiresti. Kõik võtted, kõik tehnikad võetakse kohe automaatselt ülesse, analüüsitakse läbi ja toimetatakse vastastele. Kas tuleb siit ka mantlipärijaid meie kuulsatele matimeestele? Noored need, kes hakkavad nagu omale spordiala valima ja teevad selle spordiga nagu esimese samme, tundub äkki see sport olema küllaltki raske ja siis antakse nagu järele. Maadleja on üks niisugune sportlane, kes peab olema väga mitmekülgselt arenenud. Need maadlejad, kes on arenenud ja kes töötavad enda kallal, tal peab olema ikka see, ma nimetaks seda mootoriks sees, südant, kopsu, siseorganid, need peavad olema ikka hästi välja arenenud. Et selleks, et üldse maadlema minna. Et maadlus on noorele inimesele arvatavasti kõige parem sport. Ta treenib absoluutselt kõiki lihasgruppe, ta õpetab osavamaks, kukkumaks ja kõiki asju õpetab. Spordina on ta noorele inimesele ikka väga hea. Minu isiklik arvamus, et iga Eesti poiss peaks vähemalt aasta käima maadlustreenis. Kas ta siis jääb, ei jää ja see kõik tuleb talle ükskõik mis edaspidise spordiala juures kindlasti kasuks. Ja kui need visatakse olümpiamängudest välja, siis ju huvi kaob ära, vaevalt, et siuksi mehi veel kuskil siin, et Tartu linna vahel tead, on siuksi mehi on olemas.
et ei teagi, mis see 2015 tuleb Las Vegasesse maailmameistrivõistlused. Et mis seal üldse toimuma hakkab ja seal on ju räägitud igale kaamerat trikoode külge ja mis seal on igasuguseid asju. Isegi Hollywoodi produtsendid on asjasse juba kaasatud. Et... Maadlus on üks äge sport. No maadleja ma olen võib-olla tõesti juba sellepärast, et isa oli mul treener ja isa oli maadleja olnud. Aga tegelikult oli maadlejaga juba minu vanaisa. Et see on täitsa nagu perekonnas jooksnud. Isa on treener ja vend oli treeningpartner ja mis ta nii nagu läks. Et 2004. aastal olid alles esimesed Eesti meistrivõistlused vabamaadluses siis naistele. Et no, mina osalesin siis kõige esimestel Eesti meistrivõistlustel, mis oli naistemaadlusele mõeldud. Tiki-tiki-ta, mu süda tuksub, tiki-tiki-ta, ta laule mind kutsub, oi kui süda tuksub, lauldes kutsub, helgib kaasa päev. Aga kuna ta on nii raske spordiala, siis mingiks massiliikumiseks ta ikkagi ei hakka. Et maadlejad ise said nüüd palju, näiteks ma ennem ei teadnud, et Indias on maadlus tugev. Ma ei teadnud, et Iraanis nii tugev maadlus on. 44 presidendist 11 on maadlusega tegelenud Ameerikas. Kõige tugevam nendest oli vist Abraham Lincoln, et üle 500 maadlusmatsi. Siin vaatan, et kas kõrv läks ühe korraga murdsid ära või ühe korraga on meeles ka või? Nõukogude Liidu esivõistlusel, võt see sama matš Kaljaaniga. Nii, võt nii ma oskan teha. Näed, nii. Ja vaata, nüüd ta keerab, näed, sa jääd siia vahele. Sa jääd nüüd siia vahele ja ega sul hea olla ei ole. Ja. Nikitin jah, kunagi rääkis, et Gruusias saad täis kõrvade eest saad tasuta arbuusi. Turule lähed ja saad tasuta arbuusi. Vaadates kõrvad täis ja antakse tasuta arbuusi, et maadleja. Jah, rahvusspordiala ikka ja. No näed, siis tunnevad ära. Võt niiviisi selle... Kui tahad, siis võid turule minna küll. Jah, võt niiviisi, nii kui minu kõrvaksed on seal ja kui ma praegu lähen juuksuri juurde, siis enam-vähem kõik küsivad, kuuled, aga miks te kõrvad on nii koledad? Ma ütlen, no jah, et ma olen noor olnud ka ja mul on pruudid olnud, et nad on nii kallistanud, et võt sellepärast mul kõrvad niiviisi mul siuke. Mustamere ääres on väga head rajad. Väga hea saada üles alla ja kui sa tunned ennast veel hästi, oi küll oli hea jooksta. Kui need vesi tuleb suhu praegu. Ja siis nemad lähevad jooksu ja mina nende järgi. Johan ütles, et hea, mis te poisid jamate tead. Tema läks pesema ja ei tulnud selle sõidu sisse. Siis ma olin nii hea, et ma võisin igasuguse mehe panda sinna selline, kus ma tahtsin. Ja mind anti üles nii klassikalises kui vabamaadluses Nõukogude Liidu poolt Helsingi olümpiamängu. Aga mina ei jõua kurat midagi. Ma lähen peatreenerile Kuhjanitsa juurde, et ma ei ole võimeline, ma ei jõua. Hakkab, kuule, kui nüüd sina ei lähe maadlema, no kes siis läheb maadlema? Enne ei saadud aru, kui ma läksin esimest matši tegema, mingisuguse iraanlasega pikk siuke võrrad lähen, ma näen, et jalg tuleb, aga ei võta. Aga ei võta, noh. Loid? Noh, ei, nii tühi, kui olla sai. Mul on hulluste kahju sellest olümpiamedalist. See on mul, see seeb mu hinge ka praegu ja alati nii on see.
aga juuksed on keegi ära virutanud. Ja Sündinud näitleja. Jookseme ja pärast jookseme võidu, nii et mina võidan. Ei, mina. Tere tulemast. Tervist, aga vaat seda tüdrukut ma ei tunne, see on nii ilusaks läinud. Tule siia lähemale, ma tahaks tõsta sind. Ma tõstan kõrgele üles. Kuule, sa oled tina täis või? Sa ei tea, mis sina oled. No, naisa, palju õnne, tervist. Aitäh. Kus sa paned, sinna kus ise istud, pane sinna. Vägev. Mina tegin praegu protseduuri ära, omale ilusad hambad suhu. Armee esivõistlustel, üleliidulistel, kurat, kui teevad laagri, ma ei lähegi laagrisse. Aga mina sõitsin Pühajärvele. Sama Volka? No sama Volka muidugi. Ja ma olin juba kauaga oma sõbraga, kes mu kõrval magas, Volliga seal, leppisin kokku, et tead, et kui hakatakse väga taga otsima, siis ole hea, et näed, et siin on see aadress ja saada mulle kindlasti teada, et ma sealt sõidan kohe otse Moskvasse ja siis ma saan. Tead, mulle siuke tagavara ka tehtud. Lähen Pühajärvele. Seal oli vaja maad künda ja reht peksta ja jõin seda piima, ega ma elasin ilusti ja seal mu näiepapal oli veel tookord, ta ei olnud küll näiepapa, aga tema on tallimees, seal oli noor hobunud, sellega sai metsas jooksta kõrvuti. Vastaväkke panime nagu nooled üles, alla tulime soss. Nii et me tulime tagasi, me olime mõlemad vahtus, mina kui ka hobune. Läheb juba 2 nädalat mööda, ei kippu ega kõppu. Mul hakkab süda valutama, et ka ei tea, et kuidas see asi nii võib olla. Eelkõrati sükisse õhtul, kui siis oli, kobistab seal Tamme Volli, tuleb uksest sisse, Pepes saa üle õla ja ütleb, Kristjanin, te olete arreteeritud. Ja nüüd üks ohvitser istus minu ette ja hakkab mulle täitma arreteerimise lehte, et mind kinni panda. Ma rääkisin kõik oma asja ära, et kuidas ma läksin, et tahtsin süüa, et kõht oli nagu tühi, tahtsin teada. Ja ma julgisin ta küsida, et ei tea, kui palju ma nüüd sellest. Et sõjaaega ei ole, et palju sa siit ikka, et 10 aastat annavad sulle, et see ei ole. Ja. Aga samal ajal tuli veel Moskvast jälle üks nõudeleht. Aga nüüd on englas kätte saadud. Mis me teeme? Kohe välja saadud. Aga põgeneda ei ole ju kuskile armu kellegi käes paluda ei ole. Esimene mats kohe. Üks Mustamere madrus, mul on temast pilti järgi veel. Ja nii kui me läksime kokku ja ma mõtlesin, et nii tugev ja nii on, et kui ma saan, et ma kohe heidan. Ma olen siuke julge, muidugi julgen öelda, et ma olen julge mees. Heitsin ja järgmisel momendil ma lendan tema käest sinna orkestri auku. Koolides seal oli üks pulti oli seal veel ja läksis. Kohtunik kutsub mati peale ja tõstab minu käe üles. Mina ei tea midagi, kuidas asi nüüd oli. Enne kui ma siis tulen lava pealt alla poiste juurde, et poisist, et kuule, mis see juhtus lava peal. See tead, kui hästi sa nii hästi heitsid ja ta kukkus kohe selili, aga ta oli nii tugev, et ta oli ise selili ja see selja pealt viskas minu kurat pealt sinna orkestri auku. Vaat nii viisi, vaat siukest matša ka on olnud.
Ja nii, et ma maadlesin hästi ja ma sain 10 päeva puhkust, kui tuli võistlus tagasi ja ma sain jälle pöörda sõita. Aga mitte 10 aastat? Jaa, mitte 10 aastat. Ei ole see enani saanud. Pane 2, jah? Saadan edasi. Siis jaanuarikuus oli niimoodi, et vanaisast oli mingisugune telesaade ja seda nähti siis Kaitseväes ja hommiku rivistusel küsiti siis, et kas August Englas on nagu sinu vanaisa. Siis mina ütlesin, et muidugi on. Ja siis öeldi, et meil tulevad Tapal võistlused. Meil on nagu kedagi osalema vaja. Ja siis tuli nagu võistlustele minna, kuigi ma ei olnud kunagi nagu maadelnud varem. Ega meie matšid seal väga pikalt ei kestnud ka, aga kuidagi õnnestus isegi 5. koht saada. 5. koht või? Jah. No ne. Kaitseväelaste arvestuses. Nii. Tere. Tule, ja läheme siia nähti. Tule, läheme. Kuule, August. Jah. Ma panen need autosse või? Pane. Või tagasi tulles võtame selle? Ja ükskõik pane sa võtta. No, davai. Jah, no tule ka nii kaasa. Teeme suure ringi väike? Ei, saa siis samas väike, ma käin seal nurga peal ära ja... Vaata oli jutt, et Põhjamaa mehed ja skandinaavlased, miks nad nüüd enam ei maadle nii hästi. Siis kui leiutati Uskvarna saag, et käsisaag ja metsa raiumine, et sealt tulid õiged maadled, aga kui tuli tehnika peale, et selle pärast hakkas... Tuli meelde kõnnime siia lasteparki. Ma näitan veel, mis ajast on olnud Äkki kuulitõuka rõngas. Koer, oled tark küll. No näe. See oli valatud ring. Nii et olid poisid, see oli ühe selle maja krunt ja siin tehti siis jooksu, visati kuuli ja selles samas putkas, mis siin on praegu muidugi tõstekang ja Rein tõstab kangi. Kurat, tänase päevani tõstetakse kangi veel. See asi on niiviis. Ütle, miks sa nõnda vaikseks jääd, kui sa mind kuskil näed ja kui tahad minust mööduda, miks siis just salaja? Miks küll kohmetudes vaatad mind, kui ma pean kinni sind? Kas ma olen teinud halba sul? Ütle mul, kuskil südames tahtsin ma, et me sellised sõbrad kord saaks, keda usaldad nõnda, et kõik hingelt rääkida võib, kas sul see on, kui endad kord kas üldse tead, miks siis mind see on hea ja see on väga hea. Põlvede peale, kuku maha, kuku, voot nii ja käsi peale. Kus käest lahti lasid, Pärtel? Käsi peale. Ja hästi, Karlis, käsi peale, käeta jälle samamoodi lasid. Pärtel läheb koju ära, ei olegi kellegagi maadelda. Sa lasid käe lahti ju. Tegelikult peaks minema nina vastu Matti. Jah, nina vastu Matti, poisid. Äksi Georgil 1 kätte peale, äksi 2 ja 2. Miks siis just salaja? Miks küll kohmetudes vaatad mind, kui ma pean kinni sind? Kas ma olen teinud halba sul? Ütle mul, kuis küll südames tahaksin ma, et me sellised sõbrad kord saaks, keda usaldad nõnda, et kõik hingelt rääkida võib, kuid kas on see nii? Küsi endalt kord, kas üldse tead, miks siis mind kartma pead? Ja kui lõplik selgus käes on sul, ütle mul, miks küll kohmetudes vaatad mind, kui ma pean kinni sind? Kas ma olen teinud halba sul? Ütle mul, kuis küll südames tahaksin ma, et me sellised sõbrad kord saaks, keda usaldad nõnda, et kõik hingelt rääkida võib, kuid kas on see nii? Küsi endalt kord, kas üldse tead, miks siis mind kartma pead? Ja kui lõplik selgus käes on sul, ütle mul,